No nii, terekest, et nüüd olen ma ühe uue jõe ääres ja siin on lihtsalt lomp, siit ei ole mõtet. Et ja nüüd ma tulin omal vennaga, nüüd on natuke sassis, aga siuke värk, et täna ma proovin püüda ainult spinnaputukate lantidega. Mul neid 2 tükki on hetkel ja praegu püüan siukse valgega. Mul on üks väike kokkulepe tehtud ja nüüd ma hakkan nii-öelda reklaami tegema. Et siis minge ja vaadaks sinna spinnaputukate lehele ka ja uskuge mind, need landid töötavad ja on päris ägedad olemuselt. Et proovige kindlasti ise ka ära. Et ei kahetse kindlasti seda ostu, sest ei ole ka hirm kallis. Et jah, aga eks vaatab edasi. Nii, Ats võib ka tere öelda. Tere! Ahah, oled jah. Nii, mina lähen nüüd. Vaatame, kust me lähme. Kas saab siit poolt? Mis sul on? Kummid on sul jalas. Siit tuleb saada nüüd. Ja siit poolt peaks minema. Et siin peaks nüüd jões olema ka vikerforelli. Ja siis no et sulle järgi, selle jah, et vaata, et ta kinni ei jääks sul kuhugi, sassi ei lähe. Et vikerforelli ja siis jõeforelli. Ja ära patsuta, aga Ats, ära tee lärmi eriti. Ja eks me näe, mis siit kätte saab, aga üldjuhul täna on siuke plaan jah, et ainult spinnaputukate lantidega, ehk siis seenilantidega. Nii. Nüüd siin on, näevad välja nagu kudelplatsid on siin, tundub. Ma loodan, see kellegi pesa ei ole oksakuhilisem praegu, võib-olla on. Kude ma hetkel siin ei näe, aga kuda ma siit püüda saaks, et siin on siuke. Ja vot see on täpselt kudeplats, aga kuidagi madal on, et ma ei tea, kui väga siin kudemast käivad need kalad, aga kudeplats on ta kindlalt. Mulle tundub ikka, et tuleb minna teisele poole. Aga ma proovin siit ka paar visata, Nats hoia seda, sa ei saa praegu siin visata, ma lähen proovin ühteks. Ma proovin paar visat ära ja siis läheb teisele poole. Ja vool on väga kiire. Lant ujub jumala ägedalt. Ma panen praegu kinni ja pärast käime tagasi. Meil vennal mul ei ole kahlamispükse ega midagi. Kummikutega on ja siin vajub. Opa, no näed. Üle põlve vajub sisse. Siin nagu hakkab kandma ja siis järsku läheb läbi. Siin on väga ilus. Vahest on upsti ja opsti. Ja ei, jõe saaks isegi lihtsalt käia. Jõevesi pole üldse nii sügav, kui siin aga jões ei tohi käia. Kannab. Oota. Kui nüüd järsku läbi käib, on väga... Opsti. Okei, nii. Nüüd mingi aeg on siin tuulatud. Vahepeal sai natuke muid hädasid tehtud siin ja Atsil oli läinud kinni ja natuke võib-olla läks alasti. Aga nüüd püüab edasi siit. Tega ise pole nagu... Oi, tuli ilusti lahti. 2 korda ilusti lahti. Ja ma oleks võinud Ats sulle tegelikult roovaba ikkagist kaasa võtta. Ja siin on kellegi telk. Te ei tea, kas julgeb sinna päris juurde vaatama minna, aga Ats, ma lähen nüüd siit seest, aga sina ära järgi tule. Sest siit on üle kummiku sul. Tegelikult ma ei saagi siit minna. Ei, ma teen ikkagist natuke. Noh, ühesõnaga. Tegelikult vaatab, kui midagi toimub. Uuesti käin. No nii, mul väike vend Ats ei viitsinud enam. Aga ma ise tahan edasi püüda veel. Lund sajab. Ja ma liikusin nüüd natuke teisse kohta. Siin maime on juba väga palju näha olnud. Aga nüüd, jah, ikka spinnaputukate rant. Aps. Oi.
jah, see läks nüüd halvasti, see oli suht mõõdetu. Spinnoputukate lant, valge röövik siis. Ja siis Ritchi ja Rull on mõlemad jahipaunast, mõlemad Shimanod. Mõlemad on Katanad ka vist. Shimano Katana on Rull, Shimano Katana 2500 FC on Rull ja Shimano Graphit, Shimano mingi asi, mis ta on, ei tea, ei loe isegi välja siit. Okei, vahet ära. Et mingi Shimano Rull ka siis. Ja niimoodi, noh, mina püüan siin edasi mingi aeg veel. Ats pidi ise vaatama nüüd, et kuidas tagasi saab. Minul on lihtsam, sest ma saan vahest, kui väga on vaja läbi vee minna. Praegu ongi jälle see probleem, et siin on hästi-hästi raske püüda, et tuleb kogu aeg otsida. Ma ei tea, siin ei saagi nagu hästi püüda, et ma ei tea, kaua ma ise ka siin olen veel. Ma ei saa praegu läbi vee ka enam liikuda. Siin on nii mudane põhi, et siit ei ole kuhugi minna. Appadi, kõik, no jah, klamber ka peal, aga kõik on jääs. Ma siit veel pommitan mingeid asju. Väga ei ole vist enam mõtet, sest see sodi tuleb nii palju. Sodi tuleb külge, siis lant on nii kerge, et tuleb pinda, aga muidu on ikka ilge hea lant. Ujuv on see. Nii, hetkel ujub ilusti, nii, käis pinnas. Nüüd on mingi suurem sodi jälle. No eks seda juhtuks raskemate lantidega võib-olla isegi. Nii, aga mida mina näen nüüd? Kas on nii hästi väike? Jumala väike, aga on veel seal või? Läks ära või? Ei saanud aru. Ma pole, mul läks kogu aeg meelest. Ma panen polaroidid ka külge. Või külge, polaroidid ka ette ja siis on kõvasti parem vaade ju. Et vist oli mingi väike forell. Või on veel. Jah, hetkel on veel seal. Või on haug või? Ma ei tea, kas siin haug on. Siin on forelli, siin on, aga haugist ma ei tea midagi. Jõe nime ei ole nõus välja ütlema, sest liiga hea jõgi on. Kas annab midagi paremini? Vaade on küll vaade on parem. No mitte teie vaade, teie kaamera on praegu lööta. Aga see tundub küll kala olevat. See on nagu saba ja nii, aga ei tea, äkki ei ole ka. Oi. Nii, isaga sodi küljest ära ja proovib. Isa, kui seal nüüd kala on, siis see on suht väike. Aga jah, väga huvitav asi siin on ikkagi see telk. Ei saa aru. Ikka ei saa aru, kas ikka on kala või ei ole. Aga palvetan, et kala ikka tuleks ka.
nüüd vahepeal tulevad ka mingid erinevatel veekogudel käimised, ma loodan. Et hakkan ka rohkem ringi käima ja otsima. Siin on siuke suht madal on see jõgi, aga ta on väga sopiline, aga ta tundub ikka väga-väga hea forelli jõgi ja noh, ma tean, seda kala on siin sees ikka ilusti olemas, aga mis lõikudes ta on ja kus kohas seal lõigus siis täpselt, et mis nurkadest ennast peidab. Lant oli nüüd sassis vist enam ei ole. Minu meelest super ilusti ujub see lant ikka. Noh, sinna ei ole enam väga mõtet loopida, see on mingi viimane vise sinna praegu, kui mingit võttu või midagi ei tule. Nii, ja nüüd tuleb siis vaadata teisi kohti siin ka. Teisi. Kust ma saaksin? Kas siin ei olegi väga valikuvõimalust, siit kaugemale väga ei lähe. Praegu olen ka mingi saare peal. Ma ei tea. Suht mõtetu vist üritada. Tahaks küll, aga vaatab. Mis seal vee all toimub? Vee all toimub midagi liivmullitav. Kas need on mingid vähilised või? Oi, jälle klammer oli peal. Noh, klamber maas, aga jääs jälle kõik. Liiv täiesti nagu keeb. Noh, mine nüüd, nii. Jah, ma ei tea, kui hästi te näete, aga väga ägedalt ujub see läinud. Paneme siit rohkem roa äärde. Nii, aga mitte... ikka läks sisse kohe. Nii, aga okei, praegu ei toimu midagi, läheb kinni. Nii, nüüd ikkagi kogu aeg pinnaputukate landiga ei püüa, et mingi konna panin otsa, sest siin on parem püüda, nüüd läks natuke liiga pinnale, et pinnalandiga, sest muidu jääb lihtsalt kinni ja väga-väga raske, et nii on mugav püüda, aga kui on mingi lahtisem jõgi korralik, siis ma kindlasti püüan see pinnaputukate landiga. Praegu hetkel püüan selle konnaga, mis on siis roovaba pinnalant ja proovingi püüda siis selle vapsiku vahet, mis siin on võpsik. Et vähe mugavam ja võimalus tabada suuremaid kalu. Kuigi konna siis hetkel veel väga liikel ei ole, aga ehk võtavad. See on ka pigem siuke hiliskevade lant. Haugil muidugi väga vahet ei ole, millal, mis ja kus. Ois, see ise ei läinud kõige paremini. Ja kes neid pinnaputukaid veel ei tea, et ma panen lingi ja logo juurde.
Oh, hea vise. Ma pean uue nööri ostma ja ma ostan ka jahipaunast, ostan endale uue täis selle jõeka varustuse. Siit. Ma peaks siia ka, noh tegelikult see mitte uut rulli ostma siia, vaid rulli ära määrima. Ära üritame ära määrima selle, millega ma praegu püüan. See Shimano Katana 2500. See on juba varsti nii-öelda roostes, et nii-öelda, et mitte nagu päriselt, vaid lihtsalt kiilub kinni. Okei, aga tegelikult ma hakkan ka ikkagist tagasi liikuma juba siit. Et ei ole mõtet. Et panen praegu kinni ja kui tõesti midagi toimub, panen käima tagasi ja lõpetuseks panen niikuinii käima. Aga jah, praegu kõik. No nii, nüüd ma nägin voolu suunas ujuvat mingi juba 3-4 sentimeetrist maimu. Et siin on ikka kala olemas. Ma vahtagi seda. Ilge ilus. Panen polaroidi ka korraks. Oi. Nii vähe näeb parem nende prillidega, aga noh. Nii. Teeb paar pilti ja no nii, aga nüüd on äraminek ja ütleme nii, et pinnaputuklant täna küll kala ei toonud, aga jäi alles ja töötas. Proovib paar korda veel sellest madalikust siit konnaga hoopis. Ja paar korda tähendab seda, et ikka paneb paar korda. Üks. See asi töötab ka, jah. Ja siis teeb veel natuke ühte reklaami ühele tegelinskile. Ja nüüd teeb siis natuke reklaami veel jahipaunale. Et kui keegi jahipaunast nüüd vaatab ka seda videot, siis on tore, et ma jalutan nüüd siit tagasi ja siis tagasi jõuan, aga praegu läheb kinni korraks. No nii, ja nüüd siis mingi aeg hiljem, noh, tegelikult järgmine päev, eile läks meelest ära, et ei viitsinud ka lõpus. Nüüd video on peaaegu monteeritud, aga nüüd see lõpuklipp, mida ma lubasin teha, et selle ma teen nüüd siis ära, ja räägin natuke, teen jahipaunale reklaami. Et siin on nüüd rull ja ritv, mis on Shimano omad, mida ma juba videos ka näitasin. Et siit on kõik, absoluutselt kõik koos nööriga ja lant ja kõik on jahipaunast. Ja siis siin mingi 8-eurone teleskoop, mida olete ka videotes näinud jahipaunast. Siis, no selle ridva kott ei ole, aga ritv ise on jahipaunast ja komplektiga koos oli. Ja siis siin lendõng on mul ka jahipaunast, aga rull on nüüd tellitud Leedust. Või Poola, ma ei tea, üsnaga rull on nüüd tulnud välismaalt. Ja siis mul on siukesed, no see on kahnemispükste karp hetkel, et näitan karpi, kus ta näitab siin seda. Ma ei tea, mis te siit välja loete. Shakespeare'i omad. Et ja suurem, üks landikast on ka jahipaunast, peal on boobakleepsed lihtsalt. See on jahipaunast 2 riiuliga.
enamus lante on ka jahipaunast siit. Mõned üksikud on kuskilt mujalt. Ja siis nüüd teist kasti ma ei tea, see on nüüd suurem, ka 2 riiuliga muidu. Et seda ma ei tea, kust see pärit on, sest selle ma sain. Et natuke teistsugune see. Aga nüüd ma alles hiljuti, nahki vahele. Alles hiljuti soetasin endale siis, kus oli ühe komplekti, kus oli komplektis oli õng, telespinning, täiskomplekt, siis veel hunnik varustust ja selline asi, mille pärast ma selle võtsingi. Rapala kalastuskott siis, kuhu sisse mul on pandud üks landikarp, millel prillid ei olnud komplektis siin, prillid on siin eraldi. Ja mis siin komplektis veel oli, siin oli landikarp koos lantidega, aga siin on mul praegu natuke ümber vahetatud. Et siin on spinnaputuka landid nüüd sees 2 tükki ja siis üle on mingid asjad. See on pimedus elendav ja siin on number 1 pöörel, number 5 pöörel, käsitöö omad ja see on jahipaunast jälle, no siin, jah, tegelikult siin on vist ka kõik jahipaunast peale spinnaputuka omad. No ja nende käsitööd ja teiste ka. Et spets kalastuskott siis, millega ma käisin koos Erjoga kalal. Erjoga video tuleb hiljem natuke. Noh, kindlad ei ole ka kahjuks, need ei ole jahipaunast. Aga siit pealamp, mis on ilged ja jahilamp, Härkila oma. Et mis ta oli, 600 luumenit, 300 meetrit valgusvoog. 10 tundi kestab 400, 200 patareid läheb sisse, mul on Duracelli omad. Ja väga hea lamp, pole varem nii head olnud. Ja mis mul siis veel on? Hetkel rohkem ma ei teagi vist. Ei oska midagi tuua, aga jah. Et näpitsed on ka, aga need ei ole ka jahipaunast, aga selle kotiga oli veel komplektis siuke lahe asi nagu kaelapael on ju. See, millel enamasti, noh, pannakse siia võtmed külge või midagi. Aga see pael on siuke. See läheb küll kaela on ju, aga siin on 0-st 100-ni, ühesõnaga 1 meetri pikkune mõõdulint on see tegelikult. Et ja see on Shimano oma siis. Jumala mugav niimoodi ja see on sul kaelas on ju või lihtsalt koti küljes nagu mul praegu oli ja kohe saad ära mõõta. Siis siin on siukesed, väga kiidan seda kotiga, jumala mugav, olen vaadanud, et väga paljud kasutavad ka. Lihtsalt teed lahti, võtad oma näpitsad, mul on hetkel väiksed, talviseks kasutamiseks tegelikult. Suvised on ära kadunud kuhugi, peab uued ostma. Siin on 2 seda kohta, siis siin on 2 ridva hoidmiskohta. Sellesse sahtlisse käib tegelikult, noh, saab arvuti panna, on ju. Minu meelest ka suht veekindel kott, külje peal on siis suurem sahtel, kuhu lähevad muud asjad sisse. Ja kui on siis kala, siis siin ja siin sees on mingid veekindlad taskud. Siin ka. Siin ma hoian ise prille endal, Mikado mingid 15 eurost, aga ma pean mingid teised ostma, need ei ole nii head. Et mingid paremad. Polaroidid. Ja siis siia saab veel karabiinidega või lihtsalt niisama igasugust asju külge panna. Ja siin on veel spets pudelitasku. Et ise ma soovitaks kõigile seda osta ja jahipaunas ilusti müüakse. Seda ma hoian ka praegu kotis sees, sest kogub niiskust lihtsalt. Nii, paneme vee sisse tagasi. Ja siuke jumala hea Rapala kott. Noh, see oligi täiskomplekt. Siin olid veel juures igasugust siigipead ja konksud ja hunnik. No ma toon natuke näite. Eraldi kotil oli juures kirjas, et sellel komplektil osa sisu, nagu osa komplekti osa võib olla varieeruv, et piltide peal, mis e-poes olid teised asjad, aga nendega saab nüüd lutsu või krabi või vähki püüda. Ma hakkan nendega hakkan nendega millalgi lutsu püüdma. Siin on see mingi koti õpetus või midagi. Ühesõnaga komplekti, no näe. Pilt ilusti, kuidas käib. Siia saab arvuti panna.
siis see 2 karpi, näpitsad, pudelikoht. Mis ta veel siin näitab? Midagi on veel. Ja rohkem polegi. Ja mis mul seal veel komplektis oli siis? Ja siin siuke kotitäis asju. Ja talvist kalastustamiili ka. Paar mingit korki oli ka. Mingid inaraskused asjad. Helendavad landid. Ja see karp ei olnud see komplektis, aga siia ma kogusin praegu konksud. Kõik on täis. Ja siis veel oli konkse. Ja jah. Ühesõnaga ma ei viitsi rohkem välja urgitseda, aga ja okei, aga tänud vaatamast ja subscribe, like, comment ja näeme järgmises.